Reisikirjad. Musta mere rannalt. Lõbus sõit oli see. Umbes 40 versta allamäge, pirnikottide otsaski pitkaal, ikka punasest lagedast kaugemale, 2000 jala kõrgusest alla, merele lähemale. Mida raskem koorem, seda kiirem sõit. Ainult tublid hobused peavad olema. Muidu on sõiduriist ühes koormaga teekäänakul kuristikus. Ja tee käib vahet pidamata siira-viira mööda mäe külgi, otsib paika, kus üks mäeselg teisele nii lähedale tuleb, et ilma suurema vaevata ühe pealt teisele võiks hüpata. Kevadel üles sõites nägin õilmeid. Nüüd puutusid kukuruusi ja tubakapõllud, pähklid, kastanid, õunad, viinamarjad ja nii edasi silma. Imelik. Mägedesse minnes ajasin nagu midagi taga. Üleval lootsin ta kätte saavat, kas või salaja tabavat. Sain ma aga sinna, siis tundus, nagu oleks ta üle mägede põhja poole põgenenud, laiale lagendikule, mis tuttavate kaskede ja kuuskede juurde juhatab. Nüüd seisavad Kaukasuse mäed põhja pool ja lõunas on meri. Rinnas oleks nagu kerguse tunne. Ilusad on mäed, aga nad võtavad poole taevast vaba tuule ära. See ei meeldi lagendiku lapsele, nagu ka mäeelanike vintrik lauluviis külmaks kipub jätma. Viimane hakkab ikka kusagilt kõrgelt nagu mäeharjalt ja siis tuleb ta trillerdades astmete kaupa allapoole. Otsib vaikset orgu, kus peatada, pikaks tooniks venida, et siis järsku lõppeda, nagu raiutaks tal giljotiiniga jätk otsast. Esimest korda kuulsin seda laulu Sotšis. Ma elasin mäel ja otse mu jalgade ees seisis sügav org, mille põhjas ojake vulises, vihmavalingutel kohisedes, mürisedes. Oja saarekesel kasvas põline ja määratu suur sinaar. Selle varjul pidasid töömehed öökorterit. Pimeda hakul tehti tuli üles ja tema ümber pikutasid 6-7 meest, peavahet pidamata lauldes. Kui üks oma suu lahti tegi, siis ei suutnud ka teised enam vaikida. Vahel läks tükk aega mööda, ilma et vilkuva tule poolt midagi kuulda oleks olnud. Siis aga hakkas üks hääl kuulduma, mõnikord pärast. Sample complete. Ready to continue?